no terekest! Tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna ma räägin teile, kuidas kassiga reisida. Alustades siis rihma otsas käimisega, autosõiduga ja lõpetades lennukiga lendamisega. Seda kõike ma siis räägin teile Wilderi näitel, kuidas meie Wilderiga oleme erinevates olukordades siis toimetanud ja kuidas siis me oleme Wilderile kõiki neid erinevaid olukordi tutvustanud ja õpetanud. Esimeseks punktiks on siis rihma otsas jalutamas käimine. Kassiga on siis ilmselt kõige lihtsam jalutamas käia traksidega, et kuna kassidel on üsna väike valik erinevaid trakse, siis me oleme ostnud talle koerte traksid. XS suuruses koerte traksid on talle täiesti parajad ja temal on siis Easy Dog traksid. Siin tegelikult oli rinna all üks selline padi ka, mis võiks neid trakse paremini nagu selles hoida ja siit rinna alt teda nagu toetada. Aga mulle tundub, et need on tema jaoks natuke ebamugavad, et selle padjakese ma võtsin sealt ära. Ja minu arvates on kõige lihtsam jalutamas käia siis sellise rihmaga, mis on siis võimalik pikk ja peenike. Et meie küll kasutame sellist välja jooksvat rihma ja kerime selle nagu täiesti välja, et tal oleks võimalik siis käia igal pool põõsastest nuuskimas, ilma et siis rihm liiga lühikeseks jääb. Ja see ise automaatselt välja keriv rihm võiks olla siis kogu aeg sellises lõdvas asendis, sellepärast et muidu on kassil kogu aeg selline nagu tunne, et keegi kogu aeg sikutab teda. Ja nagu ma Wilderi pealt näen, siis talle üldse ei meeldi jalutamas käia nii, et näiteks ma kogu aeg teda sikutan kuskile, et talle meeldib käia pigem niimoodi, et ta kõnnib vabalt ja miski ei hoia teda nagu tagasi. On siis selline nahast kaelariht. See on pandud täpselt sellises asendis, et tal on siin kaela ja rihma vahel hästi palju ruumi, et see kuidagi ei pigistaks, et tal oleks mugav olla. Ja siis tal on siin selline tag. Mõlema rihmaga siis pidime teda harjutama, ta harjuks, et tal on kaela ümber kogu aeg midagi ja traksidega samamoodi. Ja harjutasime siis mõlemad nii kaelarihma kui trakse lihtsalt toas olles läbi mängu. Jalutusrihma harjutasime ka toas olles niimoodi, et panime talle traksid selga ja panime rihma külge ja siis lihtsalt mängisime temaga ja see rihm lohises tal järel ja nii ta harjusel on midagi kogu aeg küljes, aga see nagu ei sega tal elu. Ja õues hakkasime ka siis niimoodi käima, et kahekesi käisime, üks hoidis kogu aeg siis kassi rihmast ja teine siis kas käis oksaga, meelitas teda edasi kõndima või maiusega meelitas kõndima ja nii see läks. Oluline oleks, et sa kindlasti oskaksid oma kassi kehakeelt lugeda, et millised olukorrad on rohkem stressi tekitavad ja millised mitte ja mis asjad need väljas võivad olla, mis teda nagu ehmatavad, mis teda hirmutavad. Me alati jalutame sellises kohtades, kus oleks tal ka võimalik nii-öelda peitu pugeda, et kas näiteks kuskil põõsaste ääres või puude lähedal, et ta saaks võimalusel siis näiteks puu otsa ronida või ennast põõsast peita. Et Wilder näiteks kardab jalgrattureid ja jooksvaid inimesi ja üldse võõraid inimesi. Samuti kardab ta ka mootorrattaid, et kuna need teevad üsna kõva häält, siis need on tema jaoks päris hirmutavad. Teine viis, kuidas me Wilderiga õues käime, on, et me paneme ta seljakotti. Me ostsime talle spetsiaalse lemmikloomadele mõeldud seljakoti, millega me saame teda siis lihtsasti õue kaasa võtta. Ja sellega me harjutasime ka teda niimoodi, et lihtsalt panime selle koti tuppa, panime sinna kotti sisse maiuseid, mänguasju ja ta täitsa julgelt käis seal lihtsalt tiksumas, magamas, mängu käigus ronis sinna sisse ja nüüd õues käies on ta selle kotiga tuttav ja talle meeldib seal kotis tiksuda. Vahepeal ta küll natuke protesteerib, et ta tahab sealt kotist välja saada, aga kui me oleme näiteks sellistes rahvarohketes kohtades ja ta tahab sealt kotist välja saada, siis me laseme sealt kotist välja ja näitame talle, et sa siin küll tegelikult ei julge käia, et kotis on ikka palju mugavam. Ja siis ta tiksub ilusti kotis edasi ja jälgib sealt kõike ümbritsevat. Kolmandaks
nii-öelda reisimisviisiks on siis autoga sõitmine ja autoga sõitmine tundub, et meeldib Valderile ja seda me siis õpetasime ka niimoodi, et alguses lihtsalt lasime ta autosse, istusime koos temaga autos, mängisime autos, tiksusime autos, ta magas autos ja siis viisime teda järjest pikematele sõitudele, et ta harjuks lihtsalt autosõiduga. Kuna ta on selline natuke pirtsaks, et ta ei taha väga puuris tiksuda, siis autosõidu ajal ta ei ole meil puuris, mis ei ole küll väga ohutu, aga kuna ta läheb puuris olles üsna stressi ja närviliseks, et meie jaoks tundub see puuris hoidmine tema jaoks nagu ebamugavam ja me pigem siis hoiame teda autos lahtiselt. Autos on siis meil ka alati ta liivakast, et paar korda on juhtunud nii, et me oleme ta autosse võtnud ja sõitma läinud ja ta on just kas ärganud ja ei ole käinud liivakastis ja siis ta on meile istme peale lasnud. Kas või igaks juhuks on hea alati liivakast kaasa võtta, isegi kui tegu on ainult lühikese sõiduga. Siis kõige uuem reisimisviis, millega nüüd Valder paar nädalat tagasi tutvus, on siis lennukiga lendamine. Ja alguses ma olin küll üsna skeptiline selles osas, et Valder lennuki peale panna ja täpsemalt siis Cargosse, aga pärast siis esimest lendu, kui kõik läks väga hästi, siis ma enam ei muretse sellega seoses. Need 2 lennureisi siis olid praegu Valderil selliseks harjutamiseks. Mingi hetk me siis tahame ta siit Austraaliast viia Eestisse. Need tulevad kindlasti ühed pikad lennud ja see tuleb üks pikk reis kindlasti, aga me proovime siis kõik teha, et see oleks tema jaoks võimalikult mugav, sest meil ei tule kindlasti kõne alla see, et me jätaksime ta maha ja et me ei võtaks teda endaga kaasa. Lennukiga reisimisel on 2 erinevat varianti, kas loom siis läheb Cargosse, ehk siis ta läheb sinna, kus on kõik kohvrid ja pagas, või siis teine variant on, et saab ta võtta ka endaga kaasa salongi. Praegusest 2 kogemusest siis ma võin öelda, et alati on mõistlik loomale enne piletid ära broneerida, sest esimese lennureisi puhul siis ma ostsin endale ja Taurile lennupiletid ära ja kui ma hakkasin siis Valderile piletit otsima, siis sellele samale lennule enam ei olnudki loomapiletid. Aga siis teisel lennul siis ma ostsin kõigepealt Valderile piletid ära ja siis ostsin meile piletid. Kuna neid loomapileteid on vähem, siis alati tuleks pigem nende piletite järgi siis lendu valida. Ja kindlasti enne lennupiletite ostmist siis uurida erinevate lennufirmade lendamistingimusi ja samuti erinevate sihtkohtade tingimusi. Et näiteks kui me oleks tahtnud mingit looma Eestist Austraaliasse tuua, siis Austraaliasse tuues on väga karmid reeglid ja loom peab läbima 2 erinevat karantiini, et siis loom oleks kindlasti haiguste vaba, aga näiteks kui me tahaksime nüüd Valderit Austraaliast Eestisse viia, siis sellisel marsruudil mingisuguseid suuri piiranguid ei ole. Enne lennureisile minemist tuleb kindlasti loomaga käia loomaarsti juures ja teha selline üleüldine kontroll, et loom on ikkagi täie tervise juures, et lennata. Kindlasti tuleb neid erinevaid tingimusi põhjalikumalt uurida siis nende loomade kohta, kes on siis need lömmisninaga loomad. Kindlasti väga oluline valida õige puur. On olemas kindlad lennukipuurid, mis siis on kindlate mõõtude ja omadustega. Ja selle puuriga peaks ka looma kindlasti juba varem harjutama, et ei oleks seda ohtu, et kohe lennuki peale minnes satub ta esimest korda sinna puuri ja juba see uus puur on üheks stressiallikaks. Puuri kaasa on üldiselt lubatud panna siis looma tekk, tema lemmikmänguasi näiteks, ja siis imav lina, toitu ja kassi puhul siis näiteks kassiliiva või midagi sellist ei tohi sinna puuri kindlasti panna. Ja selle ametliku puuri küljes siis peab olema ka selline jooginõu, mis on siis väljaspoolt puuri täidetav. Enne lennukireisi siis tuleks täita ka erinevaid pabereid, et üldiselt
lennufirmade kodulehel on siis erinevad nõusolekud, vormid ja sellised teabelehed, et sa oled kindlasti kursis kõigega, et mis ohud on lennukiga reisimisel ja lisaks tuleb siis looma lennuki peale ära andes anda neile ka siis selline sertifikaat, mis siis on loomaarsti poolt väljastatud, et sinu loom on täie tervise juures ja võib lennata. Lisaks on siis hea hoida loom söömata enne lennuki peale minekut, et vältida oksendamist ja viimaseks oluliseks punktiks on ka näiteks erinevate hotellide ja Airbnb-de buukimisel uurida, kas need kohad on lemmikloomasõbralikud. Neid lemmikloomasõbralikke kohti ei ole väga palju, need tavaliselt maksavad natukene rohkem, aga kindlasti soovitan selle filtri alati peale panna, et pärast ei tuleks mingisuguseid probleeme, et kui võtate looma kaasa ja tegelikult ta üldse ei olegi seal majutuses lubatud. Kindlasti soovitan uurida ka otse majutusasutuselt, et kas loom on lubatud, isegi kui ei ole seda filtrit sinna märgitud, siis alati soovitan küsida. Meil on olnud selline kogemus, et ametlikult ei ole märgitud, et koht on lemmikloomasõbralik, aga kui otse uurida, et meil on kass ja et kas tema on lubatud seal asutuses, siis oleme saanud jah-vastuseid, et suht paljudes kohtades näiteks kassid on lubatud, aga koerad ei ole lubatud. Nii on kahjuks. Purina Eesti koduleheküljelt leiab näiteks sellise väga asjaliku artikli, kus siis on kõik olulised punktid välja toodud kassiga reisimise kohta ja ingliskeelsel lehel on ka eraldi selline väike checklist, mida siis kindlasti silmas pidada ja meeles pidada, enne kui plaanid lemmikloomaga reisile minna. See oli siis kokkuvõte erinevatest reisimisviisidest koos kassiga ja kogu info põhineb siis puhtalt meie kogemusel Wilderiga reisimisega. Ma loodan, et see video meeldis sulle ja sa said siit asjalikku infot seoses kassiga reisimisega. Järgmise videoni, bye!